Tere tulemast Musta kassi taro lugemisse veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 13 kuni 19 aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks siis öelda on. No teil hakkab nädal imeliselt, teil hakkab nädal päikesega. Päike on taro kaardipaki üks positiivsemaid kaarte. Päikese kaart valgustab absoluutselt kõiki pimedaid nurki. Kui teil on olnud küsimusi või mingisuguseid, ma ei tea, segaseid asju, siis päike valgustab selle ära ja lahendused saabuvad nagu kuidagi iseenesest. Et kõik teie küsimused saavad vastused või te näete neid lahendusi, mida te siiani pole näinud selle päikese valgusega. Edasi tuleb teil karikate 3. Karikate 3 on selline koosviibimise kaart. Minu jaoks tähendab see alati seda sõbrannade või sõpradega kusagile koosviibimist, kas kellelegi külla minemist, kas kusagile kohvikusse, restorani minemist, kus inimesed istuvad ümber laua, neil on seal koogikene, kohvikene, räägivad juttu, kõik on sellised vanad tuttavad ja seal on hea energia, see on nagu selline seltskond, kus te tahate olla, kus on nagu teie inimesed, teie sõbrad, teie lähedased, võib-olla töökaaslased, teil on tore koos olla. Seal te arutate maailma asju, räägite enda elust, küsite, kuidas teistel läheb. Selline täiesti vabas õhkkonnas siukene hea olemine, väga hea energiaga koos viibimine. Edasi tuleb siit müntide 3. Müntide 3 on töö tegemise kaart, aga müntide 3 on ka selline kaart, kus teie pingutusi märgatakse. Kui te olete tublilt teinud tööd, siis teid tunnustatakse selle eest, märgatakse, patsutatakse võib-olla õlale, öeldakse, et oi, küll sina oled täna tubli, küll sina said täna hästi hakkama või vaat see projekt tuli küll väga-väga imeliselt välja. Vaat midagi sellist. See ei ole nagu selline, et kiidame nagu mitte millegi eest, et ta siis rohkem pingutaks. Ei, see on nagu siiras. See on siiras tunnustus, siiras märkamine. Te olete teinud oma tööd, te olete panustanud sinna enda energiat, oma aega ja seda lihtsalt märgatakse. Edasi tuleb ülempreestrinna. Ülempreestrinna kaart räägib sellest, et mitte kõike siin elus ei saa mõistuse ja loogikaga lahendada. Mõnes asjas tuleb usaldada oma sisetunnet. Kui te nagu ei näe täna seda lahendust, siis ma loodan, et päike valgustab ja te näete seda. Ja kõike ei saa lahendada mõistusega. Et kuulake seda oma sisetunnet, et kõik vastused on teie sees tegelikult olemas, teil on vaja lihtsalt need üles leida. Aga selleks, et ennast paremini kuulata, tuleks võtta aeg maha, minge jalutama. Leidke selline vaikne aeg iseendaga, ainult teie ja vaikus, kas siis jalutate kusagil, leiate kodus mingi sellise koha, kus teid keegi ei sega ja te saate nagu pisut olla vakka, nii et mitte mingisugune väline müra ka teid ei tule sinna segama. Vaat niisuguste vaikuse hetkedega tulevad ka meie seest välja võib-olla need kõige paremad mõtted ja lahendused võib-olla mõnele küsimusele, mis meid pikka aega on vaevanud. Edasi tuleb maailmakaart. No maailmakaart räägib sellest, et mingi asi teie elus, mingi etapp saab läbi või on juba läbi saanud või siis lähitulevikus saab läbi. Midagi saab läbi, aga te kardate seda, et kui see nüüd ära lõpeb, siis tabab teid vaesus. Sellepärast, et see müntide 5 siin maailma kõrval on, minu jaoks on see vaesuse kaart. See tähendab hirmu ressursside kadumise ees. Võib-olla te mõtlete, et kui see saab läbi, siis tervis läheb halvaks või teil ei tule rahadega enam asjad välja. Et see hirm on teil asjata. Ei ole vaja üldse karta, sest viimane kaart on karikate 2 ja karikate 2 minu jaoks on hingesugulase kaart. Aga see tähendab ka koostööpartnerit, see tähendab seda, et ei jää üksi. Teil on kaaslane kõrval, kellega koos
te edasi lähete. Kas te leiate selle kusagilt või on see mõni teie vana tuttav? Aga minu jaoks on see hingesugulase kaart. Minu jaoks on see kaart tähendab sellist inimest, kellega te mõtlete ühtemoodi, kellega teil on koos hea olla, lihtsalt hea olla. Kas või vakka, kas või vaikida koos, et ei peagi midagi alati rääkima. Mõne inimesega ongi kohe lihtsalt nii hea olla, et ei pea üldse mitte midagi ütlema. Et ta on teie inimene. Mõtlete ühtemoodi, tunnete ühtemoodi, võite üksteise lauseid lõpetada. Kuidas ma ütlen, ta on hingesugulane, teie hinged on ühes rütmis. Te võngute ühel lainel. Et see on kõige ilusam minu jaoks on see, kui sa leiad sellise inimese, kellega sa saad olla sina ise. Sa ei pea teesklema, sa ei pea mõtlema, mida ta minust arvab, kui ma nii teen või kui ma naa teen. See on nagu imeline. Minu jaoks on see nii imeline, kui sul on selline inimene, kellega saad oma elu jagada ja edasi minna. Vaat siis ei ole mitte mingisugust hirmu enam ei vaesuse ega mitte millegi ees, sest inimene on kõrval, kellega koos te saate lihtsalt edasi minna. Ja kui maailmakaart midagi ära lõpetab, küll siis tuleb ka loodust tühja kohta ei salli. Küll siis tuleb ka midagi uut, mida alustada. Aga seda midagi uut me näeme alles järgmisel nädalal. Kokkuvõtteks, päike valgustab ära absoluutselt kõik ja teil lahendused tulevad selle päikese valgusega välja. On mõnus koosviibimine, teid märgatakse või teie töösse pandud panust märgatakse, teid tunnustatakse. Vastused on teie sees olemas. Maailm küll lõpetab midagi ära, aga hirmu te selle eest tundma ei pea, sest teil on kõrval inimene, kellega koos edasi minna. Minu meelest on teil väga imeline nädal, veevalajad. Imeline nädal ja seda imelist nädalat ma teile soovingi. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida, ma väga ootan teie kommentaare. Kohtume järgmisel nädalal.